on elamuste aeg, aga elamustel tuleb ka kuidagi ju jõuda jala igal poole vantsida. Vahemaad on liiga pikad. Autoga sõita, jah võib, aga sellise kaherattalise sõbraga. See on ju veelgi vingem. Lähme motobisse.ee ja tuurida, mis variandid meiesugustel on. Võtsin kaasa oma elukaaslase Marju. Oled põnevil? Väga. Tahad rollerit endale? Juu. Või tahad paiki? Rollerit. Rollerit. Lähme vaatame rollerit. Marek, käisin eelmine aasta sinu juures siin ja kui sa mäletad, siis ütlesin sulle, et lähen koju, küsin naise käest luba, et kas ma võin endale mootorratta load teha. Siin ma nüüd olen aasta aega hiljem, istun uuesti tsikli selles, aga lube ikka ei ole. No mul oli, kuulsin, et sa tuled külla, siis oli esimene mõte kohe, et ei tea, kas on Jaanus endale load teinud. Kahjuks ei ole saanud. Päriselt ka mootorrattaga sõitma minna kuskile linna vahele. Kahjuks ei saa sellisega sõita, aga selle aparaadi jaoks on ikkagi lube vaja. Jaa, siin on ikka A-kategooria juhtimisõigust vajalik. Suur see on see nüüd? 650 kuubikut GT-klass ehk siis niisugune tänavasõidu mootorratas, ütleme, tavakasutajale. Tavakasutajale, selles mõttes, et esimeseks, kui ma nüüd load ära teen, esimeseks aparaadiks on täiesti piisav. No tihti on isegi sellised, et ostetakse endale just teiseks rattaks kõrvale, et kui on esimese hooga ostetakse endale mingi niisugune kange ja suur ja võimas mootorratas ja no näiteks mingi suur võimas Harley või mingi niisugune, millega on ääretult raske linnas sõita, selles mõttes, et nad on nagu kohmakad, siis ostetakse endale niisugune linnasõiduratas juurde, et sellega on kerge, mugav liikuda, ei pane väga higistama. Selline tsikkel on nüüd siis matkamiseks, ma saan aru, kõik, et elamuste otsimiseks kõik asjad olemas? Jah, siin on ju komplektis on sellised mugavad kaaskantavad kohvrid. Mul endal täpselt samasugune ratas, küljekohvrid 1 sekundiga sisuliselt teisaldatavad, väga mugavalt ja nii lihtsalt nad siin kinni ongi ja lähed hotelli või kus iganes sa reisimus siis käid, on ju, võtad sellega endal sanga kaasa, lähed. Aga kus sa käinud oled? Räägi enda seiklustest siis. Marek, samasugune tsikkel, kus sa oled ära käinud sellega? Mina olen Baltikumis käinud ja põhiline, kus me käime, on Soome rallit vaatamas sõpradega, et see on mootorrattaga väga mugav käia. Et saab kohe lähemal, on ju? No jah, seal on ikka õigvalt vasta linti ja meil on rekord on vist isegi niimoodi, et kui oli 23 kiiruskatset, siis me nägime 19 katset. Et noh, vaatasime 10-12 autot ära ja järgmisse kohta, et selles mõttes, et saab vaadata küll. Meiegi läheme nüüd mootorrataste juurest natuke tagasihoidlikumate, kuid kindlasti mitte vähem emotsioone pakkuvamate aparaatide juurde, nimelt rollerite juurde, millega võin ka siis mina sõita, kellele tsiklilube pole. No Jaanus ja Marju, et need on nüüd pillid teie jaoks, kellel teil veel A-kategooria juhilube veel ei ole. Ma loodan, et järgmine aasta, kui te tulete siia saadet tegema, siis no hakkab tulema. Hakkab liilega tulema. Et siis on juba päris load olemas, aga nii kauaks kuniks siis on need tänase ilma puhul super. Need on elektrikad? Jaa. Elektrimopeedid, see on siis nüüd natukene suurem niisugune versioon, mis võimaldab ka kaupa muide vedada kulleritel või midagi, käivad veel eraldi kohvrid peale. Et sõidab ta ühe laadimisega linnatingimustes, see suurem sõidab üle 100 kilomeetri ja selle väiksemaga niisugune 70-80 kilomeetrit, aga muidugi olenevalt, kui palju seal krutskat paned, et eks siis tarbib natuke rohkem. Aga Marek, räägi, kuidas nende lubadega üldse on, et igaüks võib nendega sõita, päris nii ei ole ikkagi ju? Võib sõita mopeediga kõik, kellel on ükskõik millise kategooria juhtimisõigus. Mööndusena on siis see, et Eestis, et kõik, kes on sündinud ennem 1993. aastat, siis seadusloome käigus anti siis vanematele inimestele selline lisa, et nemad eraldi mopeedijuhtimise õigust omama ei pea. Aga need, kes on siis sündinud 93 või hiljem, nendel peab ikka ka selle sõitmiseks kas siis mopeedijuhtimise õigus või siis mõne muu kangema kategooria juhtimise õigus. Tore näed, signaali leidsid üles, aga sõita on täitsa mõnus. Täitsa mõnus ja kerge, nagu noorusaeg tuleb meelde, kui sa sellistega sõidatud. Minul küll nooruse ajal sellist asja, minul oli mopeed Riga, võib-olla vanemad televaatajad mäletavad, aga sellega oli ka väga kihvt sõita. Aga tänapäeval sellisega oleks päris mõnus ju käia. Me elame kesklinnas, et tööl poes käia. Jaa, mega mõnus, nagu tööle eriti. Tööle eriti on, jah? Supsti. No supsti, lähme teeme tiiru veel. Teeme. Vaadake, kui nunnud, oleks ise natukene väiksem, siis ma tahaksin küll endale sellist tsiklit saada. Need on siis juba 3-aastastele, on jah? No 3-st alates, et 3-aastastele on natukene väiksem ja siit on siis
5-6-aastastele on natuke suuremad versioonid. Nendel on selline funktsioon, et nad on natukene meenutavad nagu mootorratast on ju. Ja mis peamine, meil on hästi palju, kõik on eramajapidamist hästi külje kõrval on ju, keegi pläristamist ei kannata. Aga need on vaiksed. Elektrikad, vaiksed, lapsed saavad muretult sõita ümber, ma ei tea, oma hoovis. Ka ohutus enne kõike, et kiivrid, kaitsmed asjad, need on ka kõik sul olemas. Jah, lastele ikkagi soovitame selles mõttes, et kiivrid, kindad, pikad riided, kinnised jalanõud ja kellel, kui lapsed sõidavad niisuguse krossi mootorrattaga väiksemaga isegi, siis võiks olla ka kaelatugi. Et need on meil üleval seal varustuseletis kõik saadaval ja siin on igale suurusele saab siis või leiab igale maitsele. Lastele pakutavate ATV-de valik on ka päris suur, et eks see ei ole ka sama, et lapsele ei osta ju 3 numbrit suuremat kinga. Ostad ikkagi temale vastava või tema võimetele vastava suuruses ATV on ju, kui ta on seal väiksem 6-7-aastane, siis sõidab sellisega, kui on niisugune 10-12-aastane, siis sellisega. Sest ega palju on seda, et pannakse, et peres on suur ATV olemas, võib-olla 1000 kuubikuline või 8-ne, siis pannakse mingi 11-aastane tüdruk sõidab sellega ringi. Et ega ta natukene jah, päris okk ei ole. Et ma tean, et isad ütlevad, et see on, minu tütar saab alati hakkama, aga tegelikult ikkagi, et igale igale vanusele vastav sõiduriist ja teilegi. Et suvi oleks siis elamuste rohke nii suurtel kui väikestel. No vaadake seda on ju teil vaja. Seda on vaja. Miks ma küll nii suur olen? Mõnusat suve jätku teile, sõbrad!